Kõik austatud suursaadik, ekstsellentsid, kallid külalised. Saksa kevad tähistab Eestis sel aastal juba oma 5. sünnipäeva. 5 aastat on ühe ürituste sarja jaoks juba soliidne ja tõsiseltvõetav vanus ja Saksa kevadest on kujunenud Eesti kultuurikevade oodatud sündmus. Mitu nädalat kestev mitmekülgne programm täis hariduse, kultuuri, majanduse ja teadussündmusi pakub igale ühele midagi. Aastalt suureneb ürituste arv, tuleb juurde uusi partnereid ja valdkondi. Seekord on meil väga hea võimalus tutvuda lähemalt Schleswig-Holsteini liidumaaga. See on maa, mis asub merede vahel ja pakub kultuurilist mitmekesisust. Nii kirjeldavad oma liidumaad kohalikud elanikud ja meie siin Eestis oleme nendega sama meelt. Ega ilma asjata ei ole sealsed loodusmaastikud ja inimesed pakkunud rohkesti inspiratsiooni kuulsatele kirjanikele nagu Toomas ja Heinrich Mann või Günter Grass. Tihe kultuurivahetus on alati olnud Eesti ja Saksamaa vaheliste suhete oluline osa. Schleswig-Holsteini liidumaa ja sealsed linnad on kultuuri ja hariduse vallas olnud Eestile lähedased ja pikaaegselt koostöökaaslased. Nii oli näiteks Eesti koos teiste Balti riikidega auväärse traditsiooniga Schleswig-Holsteini muusikafestivali partner 2013. aasta suvel. Mitmed Eesti üliõpilased on osalenud magistri- ja doktoriõppeprogrammides Kiili ülikoolis. Kauased sõpruslinnade vahelised traditsioonid seovad Kiili ja Tallinnat. Meie riikide vaheline koostöö põhineb paljuski liidumaade maakondade otsekontaktidel. Seepärast on iseäranis tervitatav, et Saksa kevad jõuab järgmise paari nädala jooksul Eestimaa erinevatesse paikadesse. Haapsallu, Viljandisse, Tartusse ja isegi Saaremaale. Suur tänu Saksamaa suursaatkonnale Eestis suurepärase tava edasikandmise eest, kena Saksa kevadet, kena Eesti kevadet ehk head ühist kevadet, palju vaimustavaid kohtumisi ja mis kõige tähtsam, rohkem džässi.